armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan liinalatti ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Kutsume teid kaasa ajarännakule, mille märksõnaks on pere. Esindame siin Luunja peret. Mina olen isa ja selle kõrvalt päästeametnik Margo Lempu. Minuga on siin minu abikaasa Kristel, kes on ka emaks oleku kõrvalt logopeed. Meie meditsiinitudengist poeg Kahro esindab praegu meie perekonda teises vallas. Meiega on siin veel kaasas tütred gümnasistist Looneli ja kooliõpilasest Piibe Petra. Võiksime alustada iidsetest aegadest, aga alustame sealt, kus Eesti pere elas ajas, mil peremeesteks olid teised rahvad ja jõuame lõpetuseks tänapäeva. Jäälilled aknal. Täna oli aega mul neid märgata. Aga kui on aega, tulevad ka mõtted. Mõtted ja mured. On liiga külm, et metsapäevi teha. On liiga külm. Ja poiss on viinaveol. Jumal tänatud, et meil on vähe suid toita. Ükskord ometi tänan ma Jumalat, et suid on vähe. Võib-olla ei peaks ma kevadel kirikus silmi maas hoidma, et Jumal meid rohkemate lastega õnnistanud ei ole. Jälle ei saanud metsapäeva teha. Päev jääb võlaks. Abiteo päevaks vilja külvamise ajal, siis kui oma põllul on kõige kiirem. Hea, et vähemalt viinaveopäevad arvesse saavad. Seekord läks poiss. Peas, et ta elu ja tervisega tagasi jõuab, muidu läheb talu võõrastele. Pole teist pärijat, kuniks meil elupäevi. No ei oska niisama passida, oleks ise pidanud viinaveole minema. Alustasime täna leerikleidi ümberlõikamist. Hetkeks ma mõtlesin, et ehk saan uue kleidi, aga kui meil ka oleks raha, ei pääseks isa linna uut riiet ostma. Lund on liiga palju. Ema leerikleit on alles ja memm aitab mul selle ümber õmmelda. Memm, ta on nii lahjaks jäänud, jätab kõik oma leiva meile. Juba varsti on kevad ja ma saan oma õnnistuse esimesel suvistepühal. Ehk tuleb ka üle jõe pere pidusse. Täna on hea päev. Isa ei saa mõisa minna ja tal oli aega minu vildid ära lappida. Käisin õues, küll oli külm. Võisin ainult laudas maasikut vaatamas käia, aga ma saan nüüd tuleva nädala kooli minna. Enne jõule ma käisin, aga kui vildid läbi läksid, pidin koju jääma. Koolmeister saab mulle nüüd mõistlikud ja selged raamatu lugemist õpetada ja ma ei lähe raisku, nagu kirikus räägiti.
Sõna on Luunja vallavanemal härra Tõnu Murul. Hea vallarahvas, lugupeetud saalisolijad, hea meel on koos teiega tähistada Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva. Nendel pidulikel päevadel, kui tähistame Eestimaa sünnipäeva, on põhjus tagasi vaadata möödunud aastale, lugeda ja meenutada Eesti lugu, anda au neile, kes on hoidnud elus eesti keelt ja kultuuri. Meenutame head, vaatamata möödunud aegade ja praeguse olukorra raskustele, kus koroonaviirus on väga tõsine, haigestumise intensiivsus on endiselt väga kõrge ja viiruse levik on ulatuslik. Olukorrale, kus ühiskonnas suureneb stress ja väsimus piiratud elukorralduse tõttu. Meil on oma riik, kus eesti keel on riigikeel, meil on oma kultuur, meil on riik, kus meie eestlased otsustame, kuidas me tahame oma olevikku ja tulevikku korraldada. Meil on oma identiteet, meie päritolu, esivanemad, lapsepõlvesõbrad on väärtus, mille üle uhke olla, seda sõltumata sellest, millises Eesti või maailma nurgas me saatuse tahtel parasjagu viibime. Peame tõdema, et meie vallas ei ole täna kõik nii, nagu me sooviksime või tahaksime. Aga me peame tunnistama, et ainult üheskoos suudame edu saavutada. Tänane hetkeseis sunnib meid tulevikule mõtlema ja arvama, et kõik seni saavutatu on ajas pöördumatu. Eesti on kiiresti arenenud riik, mis naudib digitehnoloogia hüvesid. Kuid seesama tehnoloogia on muutnud ka meie omavahelist suhtlemist ja ühiskonda. Kui mõned aastakümned tagasi tahtis keegi midagi öelda, siis pani ta oma mõtted kirja ning saatis selle ajalehele avaldamiseks. Toimetaja luges läbi ja kui hindas lugemisvääriliseks, siis avaldatigi. Seejärel tuli anonüümse kommenteerimise võimalus. Näiteks nüüd postitatakse Facebookis lühisõnumeid ja pikemaid jutte, aga seal ei ole enam mingeid toimetajaid. Ise oleme enda toimetajad. Ühest küljest on see suur vabaduse kasv, mida tuleks ju tervitada. Teisalt on kurb, et kommentaariumites olev jõhker väljendusviis on jõudnud meie igapäevaellu. Sotsiaalmeediat kasutatakse osavalt ära, et vastandada ühiskonda, vastandada kogukonda ja levitada valeinformatsiooni. Sageli ainult selleks, et seista enda tõe eest, aga toimetajaid ju ei ole. Kuna inimesed otsivad üha rohkem infot Facebookist, siis tähendab see meie kõigi jaoks vajadust iseenda sisse toimetaja filter ehitada, et me hindaks kriitiliselt, mida me loeme ja usume, mida me edasi jagame ja loomulikult, mida me ise kirjutame. Jah, vaba riik ja sõnavabadus toetab seda, kuid vabadusega kaasneb ka vastutus. Kodanikena peame suutma eristada, mis on tõde ja vale. Pigem peame kogukonnana tegutsema rohkem üheskoos ja kuulama üksteise seisukohti ja leidma kompromisse, mis viiks meid edasi. Meil kõigil on täna Eesti vabaduse üles siiras heameel, püsib lootus, et Eesti jääb vankumatult demokraatlikuks riigiks, kus kõigil inimestel on hea ja turvaline elada. Rohkem mõistmist, rohkem usaldust, vähem klätsi ning näpuga näitamist. Soovin teile kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul rohkem õnne, meele ja südamerahu,
Soovin teile kaunist piduõhtut. Memm näitas, kuidas endale prisket sääret teha. Kui ma nüüd külapidus tantsima saan, näevad kõik meie talu jõukust ja tugevaid naisi. Jaksan seasöögi üle kõrge lävepaku lauta tarida. Jaksan 7 last sünnitada. Vanatüdrukuks jäämise hirmu ei ole. Aga tegelikult tahaksin ma linna kooli saada, nii nagu vend. Tahaksin midagi suurt ära teha, olla nagu kas või Liidia Koidula, aga isa ütleb, et ei saa. Linnas minnakse hukka. Naise koht on mehe kõrval. Ülejõe peremees olla kõrtsis rääkinud, et olen oma poisi ainsa pärija lubanud linna hobusevargaks õppima. Mis tal viga rääkida, kui Eede Põllesabas kamaluga tütreid ja 3 poega päälegi? Ja ega ta neid linna saada. Pole sellist raha. Aga tõsi ta on, meie poiss on linnas meditsiini peal tudeerimas. Tudeerib ära ja tuleb tagasi. Võtab talu üle. Külaarsti amet on au sees ja talu saab peetud. Vanaks hakkame me jääma. Näen, et hakkame. Päevatööd jäävad öösse. Sulaseid oleks rohkem vaja, aga räägi sa talle. Peremees usub, et ta jaksab igavesti. Või vähemalt seni, kuni poiss linnast tagasi. Ei tule see tagasi. Linnas saab tulusa otsa peale, tohtriamet toovad hästi sisse. Ei hakka tema hilisööni põldu kündma. Eks peavad tütred talule pärija sünnitama. Isa ütles, et sel kevadel ta karjapoissi tööle ei võta, et mina mingu karja. Tema olla noorena kõik suved karjas olnud, aga kes siis koolis käib? Ega me vanal ajal ela, millal kool vastukuuks ära lõppes. Ma pean memmega rääkima. Tema ütleb isale, ütleb, et küll ta ütleb. Memm teab palju lugusid, igasuguseid Eesti rahva lugusid. Tema ütleb. Teile esinevad Johanna Kiilak ja õpetaja Liina Arras klaveril laul Põhjamaast. Põhjamaa me sünnimaa, tuulte ja tuisu öödemaa, rangemaa ja kangemaa, virmaliste maa. Põhjamaa me sünnimaa, iidsete kuuselanttemaa, laintemaa ja rannamaa, sind ei jäta maa. On lumme uppunud metsatalud, vaiksed talided, nii hellad on su kerka kellad, lumel laulvad need. Põhjamaa me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, taplemiste tallermaa, püha kodumaa. Põhjamaa me sünnimaa, hinges sind ikka kannan ma, kaugel teil sa kallis meil, sind ei jäta maa. Kaugel teil sa kallis meil, sind ei jäta maa.
ma olen oma usu kaotanud. Ei teagi, kellesse uskuda. Nad ütlevad, et mis teie perel viga, meest ei võetud, vana juba, poeg meditsiinitudeng, jääb tagalasse. Aga ta läks otse rindele. Kelle vastu või kelle poolt? Mis lootus on meil oma riigile? Juhan ei ole mulle kirjutanud. Võib-olla ei saa post liikuda, lund on liiga palju. Meie klassi poisid oletasid end vanemateks ja läksid kõik sõtta. Külas räägitakse, et paljusid neist enam ei ole. Juhan on elus, tean seda kindlalt. Ma tean seda kindlalt, juba homme tuleb kiri. Niipea kui lumi sulab ja bussid liikuma hakkavad, lähen linna. Lähen vabatahtlikuks hospitali. Tuleks ainult see kiri. Matan iga päev ühe tinasutuli põlanda laudade alla. Ma tahaksin mulluda, aga maa on külmunud. Loomad said toidu ette. Keldris on kartuleid ja naereid. Kevadini tuleme välja. Ehk jagub poistelegi anda, kui rindel abi peaks vajama. Mind ei võetud, kuigi astusin Kaitseliitu. Küladesse jäetakse pritsumehed alles. Korraldame tuletõrjeseltside kaudu kodukaitset. Saime teate, et Võru, Petseri ja Valga suunas on Punaarmee tagasi löödud. Nüüd ometi saab Eestist vaba riik. Kõneleb geeniteadlane Lili Miljani. Tere õhtust! Kõigepealt tänan kutse eest osaleda nii pidulikul tähistamisel. Sellel aastal ja möödunud aastal on nii paljud olulised üritused kuidagi ära jäänud, aga on rõõm näha, et kõike ei tühistata, vaid leitakse uusi lahendusi, kuidas keerulises olukorras siiski kultuurieluga ja oluliste sündmustega edasi minna. Ma räägiksin teile täna sellest ühest Eesti ideest ja mõttest, mis on ajas kogu aeg edasi arenenud ja on üsna unikaalne kogu maailmas ja mis meelitab Eestisse igasuguse taustaga teadlasi siia panustama. Ma ise olen tegelikult Iraani juurtega ja Rootsis sündinud, aga 7. klassi tulin Eestisse, pere kolis Eestisse ja pidin ära õppima eesti keele ja kui mõelda sellele ajale, mis siis oli, 1994, siis ajad olid teised, aga inimesed olid erilised. Et võeti väga soojalt vastu ja see, kuidas inimesed suudavad välismaalasi vastu võtta ja omaks võtta, see on ka see, mis määrab selle, mille meie siis oma kodumaaks peame ja kuhu me tahame oma mõtteid, tööd ja tõesti oma panust edasi viia. Kohe keskkooli lõpus köitis mind üks mõte, mis tol ajal oli tegelikult alles loomisel, aga professor Andres Metspalu oli kirjutanud ühe kirjatüki sellest, et mis oleks, kui Eestil oleks oma geenivaramu. Et kogudakse tervete inimeste geeniandmed ja koos terviseandmetega siis saab uurida, millised haigused tekivad, millised on juba eelnevalt olemas ja millised geenid on seotud milliste haigustega. Alguses ma tahtsin arstiks saada, aga kui ma sellest mõttest lugesin, siis see oli niivõrd köitev, et ma otsustasin geenitehnoloogiat õppima minna. Ja edasi läksin küll vahepeal Rootsi tagasi doktorantuuri, aga ma ei suutnud Eestist nii kaua eemal olla, et kui see doktoritöö kaitstud oli, siis ma tulin tagasi ja just sinna geenivaramusse, et uurida, mis siis saab leida
selleks ajaks 50 000 eestimaalase geeniandmeid uurides. Esiteks me saime leida erinevaid üksikuid geenivariante, mis on seotud perekondlike haigustega. Näiteks on olemas rinnavähi perekondlik vorm, mis esineb umbes 1/200. Siis on olemas perekondlik hüperkolesteroleemia vorm, ehk siis kõrge kolesterool on veres, ja see on perekondlik, et on mõned geenimuutused, mis põhjustavad seda, et organism ei saa hästi selle kolesterooli lagundada, aga selleks on olemas head ravimid. Ja kui me oleme geenivaramus uurinud neid inimesi, kellel on need geenivariandid, kas nad on tegelikult juba jõudnud arsti juurde, kas nad on saanud seda abi, mis nad vajaksid, siis me oleme leidnud, et tegelikult üle poolte ei ole sellest teadlikud, et neil on see geenivariant, ja siis need, kes on teadlikud, neist ainult 1/3 tegelikult võtavad seda õiget ravimit, mis nad vajaksid. Edasi on olemas, õnneks need geenivariandid esinevad vähestel, ütleme, ongi, et 0,5–1% elanikkonnast. Aga kui me läheme edasi sagedasemate haiguste juurde, nagu teise tüübi diabeet või südame-veresoonkonna haigused, siis nende taga me näeme, on osaliselt paljud erinevad geenid ja osaliselt inimese enda elustiil. Ja kui me vaatame näiteks inimese elustiili komponenti, siis selle taga on üks suuremaid riskifaktoreid ülekaal. Ja kui me mõtleme selle ülekaalu peale, siis saledatel inimestel on lihtne öelda, et mis see ülekaal ikka olgu, et inimene peaks vähem sööma, rohkem ennast liigutama ja siis ei tule see ülekaal. Aga mis on väga huvitav, mida nende geeniuuringute käigus on leitud, on see, et geenid, mis on seotud ülekaaluga, need on geenid, mis avalduvad meie ajus. Ja selle põhjal võib siis öelda, et me tegelikult ei ole päris võrdselt loodud. Et mõnel on väga lihtne ennast kontrollida, kui ma teen ühe šokolaaditahvli lahti, ma söön sealt ainult 1 tüki ära ja panen ülejäänud kappi tagasi, aga teisel on nii, et kui ta selle šokolaaditahvli lahti teeb, siis ta sööb 200 grammi ära. Ja kui me sellele mõtleme, siis peaksime mõtlema ühiskonna peale laiemalt ja me peaksime mõtlema laste peale. Et see algab juba lapseeas, et mõnel isegi ei tulegi magusaisu, aga teisel on see väga tugev. Ja kuidas me saaksime lastele luua toetava keskkonna, kust nad mitte ainult toituksid tervislikult, et nende ees ei oleks need ahvatlevad koogid ja saiakesed ja värvilised kommid koolipuhvetites, vaid oleksid tervislikud võileivad, puuviljad ja muud, mis oleks kõigile üks toetav keskkond, et neid tekiksid juba lapseeas head harjumused. Ja teine koht on just see, et me aitaksime lastel hoida füüsilist aktiivsust. Erinevad uuringud on näidanud, et kusagil põhikooli lõpupoole või keskel vajub õudselt ära see laste füüsiline aktiivsus. On artiklid olnud lehes, kuidas lapsed nagu oleks jalad seina peale löönud, et enam nagu ei liigutata eriti ja eriti nüüd, kui on tulnud nutiseadmed ja see internet on igal pool kättesaadav, siis tuleks mõelda üha rohkem sellele, kuidas meie lastevanematena, kogukonnana, külana, vallana saaksime laste peale mõelda, et nendel oleks hästi toetav keskkond, et nad hoiaksid lapsest kuni noorukani, kuni täiskasvanu eani head ja tugevat tervise ja elustiili. Kui nüüd tulla tagasi geenide juurde, siis me töötame edasi nende geeniavastustega ja me tahame loomulikult aru saada, et kas ka nende südame-veresoonkonna haiguste või teise tüübi diabeedi puhul, kus on seotud või hästi olulisel kohal elustiil, aga ka geenid, et kuidas neid geeniinfot kasutada selleks, et haigusi paremini mõista,
leida paremaid ja tõhusamaid ravimeid ja aidata inimestel või neid motiveerida, et nad hoolitsesiks oma tervise eest, siis kui nad on täiskasvanud juba, on ju. Ja viimane komponent, mida me uurime, on see, et kuidas geenid mõjutavad seda, kuidas erinevad indiviidid reageerivad ravimitele. Ja siin ma toon tavaliselt ühe võrdluse, et meil on maksas mõned ensüümid, mis peaksid lagundama paljusid ravimid, mida me sisse võtame. Üks nendest ensüümidest lagundab ka kohvi. Kindlasti siin saalis ja kodudes on inimesi, kes saavad juua näiteks 10 tassi kohvi päevas ja neil nagu jääb vähekski. Ja siis on inimesed, nagu mina, kes kui ma peale kella 2 joon kohvi, siis ma ei jää öösel magama. Ja see on tingitud sellest, et meil ongi maksas hästi erineva aktiivsusega ensüümid, et minul on see ensüüm väga aeglane ja õhtuks ta ei ole kogu selle kofeiini ära lagundanud, aga teisel lagundab ta mõne tunniga kogu kofeiini ära. Ja ravimitega on samamoodi, et kui 1000 inimest võtaksid sisse täpselt sama ravimi, täpselt sama annusega, siis me võime 4 tunni möödudes mõõta kõigil verest selle ravimi kontsentratsiooni ja me näeme, et osadel on kuni 1000-kordne erinevus selles ravimi kontsentratsioonis. Ja kujutage ette, et inimene, kes lagundab ravimit aeglaselt, võtab iga päev 1 tableti, siis mingi hetk tal lihtsalt on selle ravimi kontsentratsioon organismist nii kõrge, et hakkavad tekkima mingid kõrvaltoimed, kas lööve või köha või ärrituvus, sõltuvad ravimist. Ja täpselt teistpidi inimene, kelle organism lagundab seda ravimit ülikiiresti, tal jääb lihtsalt ravimi toime saamata ja vajab siis suuremat annust. Ja kuna praegu suur osa sellest käib katse-eksitusmeetodil, vaatame, milline annus sulle sobib, milline teisele ja korrigeerime, vaatame, mis juhtus. Aga osa sellest informatsioonist, et millist annust keegi võiks vajada, on tegelikult kirjas meie geenides. Et 5% eestlastest üldse neil polegi funktsionaalset ensüümi, mis peaks lagundama osasid ravimid, ja teistel on jälle sellest geenis üks lisakoopia, mis tähendab, et neil on eriti kiire ravimi lagundamise võime. Ja kõikide nende avastustega me olemegi hakanud rääkima Eesti järgmisest suurest ideest, et kui ütleme, et esimene suur idee geenivaramu sai juba loodud aastal 2000, siis järgmine etapp on nüüd personaalmeditsiin. Et kuidas neid geeniandmeid saaks igapäevameditsiinis kasutada, et aidata täpsemat ravi, täpsemaid sekkumisi või ennetusmeetmeid tervishoius ja nii edasi. Et need tooksid maksimaalset kasu kõikidele Eesti elanikele. Ja kogu see personaalmeditsiini projekt on nüüd Eestis käivitatud ja võtab veidi veel aega, enne kui kõik sellest kasu saavad, aga esimesed sammud on võetud, praegu viiakse läbi mitmeid kliinilisi uuringuid, et aru saada, kuidas neid riske käsitleda tervishoiusüsteemis, milliseid ennetusmeetmeid peaks juurutama ja kuidas siis arste õpetada, sest see on täiesti uus sorti informatsioon, mis jõuab nende töölauale ja nad peavad olema treenitud, et nad suudaksid igat oma patsiendi nõustada vastavalt nendele andmetele. Lisaks luuakse uusi digilahendusi, IT-arendused, et geeniandmed saaksid turvaliselt olla, jõuda koos otsustustoe soovitustega arsti töölauale, arsti arvutisse. Et me ei saa igale arstile õpetada igat algoritmi, vaid masin teeb kõik need algoritmid ja arsti töölauale ilmub lihtsalt see soovitus, et sellele patsiendile väiksem annus, sellele patsiendile suurem annus. Ja me oleme tänulikud nüüdseks siis kõigile 200 000 geenidoonorile, millele see kõik on võimalik olnud. Ja lisaks sellele siis kõikidele, kes on selles protsessis osalenud ja töötanud selle kallal, et kogu see info jõuaks inimesteni.
ja ma pean ütlema, et mitte keegi ei saa kuulsaks oma kodumaal, vaid ka meid kutsutakse põhiliselt rääkima oma projektist rahvusvaheliselt. Iga nädal on kutse kusagil välismaal, keegi käib esinemas, nüüd käime kõik video kaudu siis esinemas. Aga teil on siin Luunja vallas üks superkangelane, kes on tegelikult olnud juures kogu geenivaramu loomise ajast kuni tänaseni ja ta on üks tsentraalsemaid inimesi üldse kogu meie töös, sest ta on arstitaustaga, ta on lisaks rahvatervise magistrikraadiga ja töötab igapäevaselt koos kõigi meie teadlastega, et me saaksime oma uuringuid käivitada ja et me saaksime kõike seda olulist edasi viia. Tema nimi on doktor Helene Alavere ja kuigi ma tahan tänada kogu geenivaramu meeskonda ja teadlasi ja toetavaid töötajaid, siis tooks eraldi esile Luunja valla elaniku Helene. Nii et kui seda suurt lugu kokku võtta, siis geenid on olulised ja me saame geeniandmete põhjal väga palju olulist informatsiooni inimeste tervise kohta, kuidas oleks parem ennetada haigusi, kuidas oleks parem ravida ja ka ravi abil siis ennetada keerulisemaid haigusi. Aga ärme vaata ainult geenidele otsa. Jätame meelde, et elustiil ja tervislikud harjumused on olulised nii täiskasvanu ajast, aga kõige tähtsam on neid sisse juurutada juba laste juures. Ja kui mõelda, miks on Eesti nii edukas olnud personaalmeditsiini vallas, siis me saame mõelda, et Eesti on väike riik ja lihtne on teha suuri ja olulisi otsusi ja saada inimesi ühe laua taha, et ühe suure visiooni nimel töötada. Ja täpselt samamoodi on väiksemates linnades, kus on võimalik võtta vastu sellised otsused, et näiteks koolipuhvetites on ainult tervislikud asjad. Ma näen, et lastele see mõte väga ei meeldi. Meeldib. Aga ka see mõte, et kindlasti aidata lastel hoida neid tervisliku elustiili, et nad liigutaksid palju ja võimalikult palju jalutaks ja nii edasi. Nii et sellega ma lõpetan ja soovin kõigile head vabariigi aastapäeva ja head tervist. Käisin külapoes ja sain jahu. Kasutasin ära 2 talongi. Läksin hästi vara enne kooli ja ma tegin putru. Ise tegin. Isa ütles, et minust saab asja, kui talvekülm ära ei võta. Oktoobrilapsed on töökad lapsed. Kui ema töölt tuleb, teeme koos saia. Ta lubas, et teeme, kui jahu saame. Ja osa tõin salaja metsa vennale. Ma tean, kus ta peidus on. Täna öösel nad ehk ei tule, lubab väga kõva külma. Juba mitu kuud pole kuulda, et keegi oleks ära viidud. Viimati viidi meie koolist õpetaja Anna, kes olla lastele Eesti Vabariigist rääkinud. Paastukuust on vallas mitmed talud tühjad. Üle jõele jäi alles ainult tütar, kes veskilt tulles pakku sai. Isegi vanad viidi ära. Annaks Jumal neile elupäevi, kus iganes nad on. Ja metsavendadele, meie poisile. Põleski maani maha. Loomad saime välja, aga pere jäi paljaks, seljas ainult hilbud, mis ümber jõuti haarata. Kui vabariigi ajal sai tuletõrjeseltsid käima ja vallad aitasid 11 tehnikaga, saime maal ikka ka midagi majadest päästa. Nüüd on nii vaesed ajad, et kutsu või kogu, mis nüüd siia loodigi, sofoos ämbritega appi. Ikka põleb kõik maani maha. Aga mis sest rääkida? Ei tohigi rääkida.
tehakse kulakuks ja viiakse ära külmale maale. Andsin oma salmiku õele. Mul pole enam sellisteks lapsikusteks aega. Kui ma tahan keskkooli edukalt lõpetada, pean õpingutele keskenduma. Elan praegu linnas oma onu juures. Maalt ei saaks ma iga päev kooli käia, kuigi me elame üsna linna lähedal. Võib-olla ei lähe ma ülikooli nagu minu vend. Võib-olla lähen üldse Tallinnasse vabrikusse tööle. Tänukirjade üleandmiseks palume lavale vallavanem Tõnu Muru. Tunnustame kauaaegse ja südamega tehtud töö eest Ruunja valla peltsprina. Tänukiri Katariina Vers, tunnustame väga heade sportlike tulemuste eest. Tänukiri Renate Sagaja, tunnustame kauaaegse ja südamega tehtud töö eest Tavastu algkool lasteaia direktorina. Tänukiri Marika Toderov, tunnustame kevadise eriolukorra ajal Saaremaa toetuses korraldatud heategevuskampaania eest. Tänukiri Kadri Sõrmus, tunnustame silmapaistva panuse eest lavastuse Keisri usk korraldamisel Ruunja vallas. Kristi usu lavastamise protsessi kohta, et see oli tõesti midagi nii ebatavalist ja mõnes mõttes ka pöörast sellise koroona aastal. Et selle protsessi juures oli vaja kõike, mis eestlases on sellist jonni ja visadust, otsusekindlust, mõnes mõttes ka võib-olla ebatavalist ja hästi kiiret otsustamise julgust. Aga tegime seda väga suure südamega ja see kindlasti nii Lille Kinkele, ainult mulle, et see on kõik kogu meeskonnale. Ja ma tahan öelda, et
ma ütlen siia, sest ma tean, kuidas siin mikrofonid töötavad, et ma tahan tänada Luunja Kultuuri Vabaajakeskuse meeskonda, kes koroonapiirangute ajal võttis enda kanda kooliõpilastele toidu viimise. Aitäh! Kui 1,5 aastat tagasi tahtsid paljud linna korterit, siis nüüd on maal kinnisvara hinnad tõusnud. Inimesed tahavad maale. Kuidas saab üks nii pisikene asi maailma nii palju muuta? Ei oleks uskunud, et kodukontori töö on nii üksildane. Koosoleku jutti, aga ma tahaks päris inimestega suhelda. Lõpuks ometi on koolivaheaeg. Ei ole balletitrenne ja saab hommikul kaua magada. Ainult, et igav on ka. Kutsuks kellegi külla, aga ei saa selle koroona pärast. Me elame huvitaval ajal. Kõik teed on justkui valla. Õpi, mida tahad, mine, kuhu tahad. Maailm ongi kodu. Täna muidugi ei saa, aga ma räägin üleüldiselt. Sõpru võib leida kõikjalt, ainult kirjuta. Võin Google'i kaardi lahti teha ja vaadata peaaegu igat linna maailmas. Aga ikkagi ei tea ma, mida ma tahan, kes minust saab, kuhu ma lähen, mida ma elult ootan. Nõudepesumasin ei tööta, aga pole hullu. Mammi puhastab põrandad ja meil on uus pereliige, robot-tolmuimeja. Olime ennegi suur pere, nüüd veel suurem. Igatsen jäälilli aknal. Seisaks ja vaataks neid nii nagu lapsepõlves. Nii nagu on emad seisnud ja vaadanud 10 ja 10 aastaid. Jäälilled aknal. Nüüd aga nautigem tänapäeva. Kodusolijad. Lubage endale külmkapist mõned kiluvõilevad ja veetke ülejäänud õhtu pereseltsis. Kustutage elektrivalgus ja kujutage ette, et kuidas teie pere oleks elanud 100 või 200 aastat tagasi. Kui suur oleks see muutus? Ning üks palve veel kõigile. Kontrollige, kas teie suitsuandur on töökorras, et teie pidupäev oleks ikka turvaline. Samal ajal nautigem väikest kontserti. Teile esinevad Jaan Sööt, Marek Sadam ja Martin Trudnikov. Ilusat Eesti Vabariigi tähistamist teile kõigile ja õnnitleme kõiki auhinnasaajaid, aga ma arvan, et meie kõige suurem auhind kõikidele on meie vabadus. Oleme täna välja valinud laulud, mida meie tahame 103. aastapäeval Eestile laulda. Ja esimene laul, mida me teile täna õhtul laulame, on 2 toreda ja suure eestlase poolt kirjutatud laul. Need on Eestile elanud teksti autor Juhan Viiding ja viisi autor Jaan Sööt. Istun jälle restoranis toolil, külm on sõbrad elukarderoo. Sel želeel on liikumatud silmad, mida kelner linnutiivul toob. Kanakotlet
laseb välja rasva. Kuskil kaugel mõrtsuk laseb verd. Kallis poeg, sa ruttu suureks kasva, näed Pariisi, Kairot, Surnumerd. Sa ära solva kodanikes sigu, siis sul käivad hästi käbarad ja ära korda oma isa vigu, vaid õpikeeled, kanna kübarad. Kodudes suur aplaus Martin Trudnikov. Palun arve, meil on muidki käike. Pole tarvis täna, mis ta nüüd? Kallis poeg, sa pole enam väike. Nüüd pead teadma, kuhu ennast müüd. Sa ära solva kodanike sigu, siis sul käivad hästi käbarad ja ära korda oma isa vigu, vaid õpikeeled, kanna kübarad. Sa ära solva kodanike sigu, siis sul käivad hästi käbarad ja ära korda oma isa vigu, vaid õpikeeled, kanna kübarad. Istun jälle restoranis toolil, külm on sõbrad, elu garderoob. Sel eel on liikumatud silmad, mida kelner täiesti tavaline Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Luunja kandis toimub see tavaliselt niimoodi, et naine käib võib-olla vastuvõtul ära, võtab kõik autasud ja lilled vastu. Aga mees on juba kodus, valmistab laua ette, hästi valmistatud kartulisalatid, kaneelirullid, metsjapraed, vabandan veganite ees. Kõik on hästi kaetud. Lapsed on head, on kaugõppelt tagasi tulnud. Terve pere on laua ääres. Ja ühtäkki kõik on mingis müstilises rahus. Mingis sellises rahus, mida me oleme kaua oodanud. Meil kõigil on omad arvamused, aga ühtäkki me oleme kõik ühe laua ääres kokku saanud. Me naudime häid maitseid, häid laule, mängime sellist Eesti armastuse mängu, kus ei ole võitjaid ega kaotajaid, vaid on puhas mängu ilu. Ja sellel õhtul me vaatame kõik teineteisele silma ja hoolimata sellest, et mõni ei ole viimased 103, 90, 80, 33 aastat või 3 päeva ütelnud teineteisele ühtegi ilusat sõna, siis sellel Eesti õhtul me kõik teineteisele laulame järgmise laulu. Me naerame, õhtu on juba, veel jäätis täis külmutuskapp, täis loojuvat päikest saab tuba, kus näha meid segaseid kaht. Tilk muraka moosi on ninal, said hõrgud ka soolased road. Need olen siis sina ja mina, meil käes olla lapselik load.
tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurvust temalt, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakai ja laual on Hollandi tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai ja kõik koos ja Hiinast neil räägib. Väga võimas. Kaneelsaia sisse sai paras, hea krõbesest küpsenud võis. Nii sa vaatad mu südame taha, mis tantsu sind kohates lõi. Mind haarad ja targasti taipad, ei mõtetult lahuta meelt. Ma jäängi nüüd päriselt paika, me naerame veel. Tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurvust temalt, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakail ja laual on Hollandi tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai. Tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurbust temalt, too rahu ja pikemad uned. Ma ju tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadamakail ja laual on Hollandi tulbid ja Hiinast neil räägib bonsai ja teie ja Hiinast. Ma saan aru, et saalis on publik on massiline muidugi, aga veel suurem publik on kodudes. Kui me saaksime kuidagi teha nii, et kodudes ka kõik need inimesed, kes vaatavad, laulaksid kaasa. Me kuuleme teid ja Hiinast neil räägib bonsai. Mitte sõnade mõttes, vaid lihtsalt kaasa laulmise mõttes. Proovime. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Teie? Ma saan aru, et see Hiina ja bonsai teema, aga laulame kõik Eesti eest. Laulavad kõik kaasa need, kes armastavad Eestit ja kellele meeldib natukenegi elada. Proovime. Ja Hiinast neil räägib bonsai. Kõik koos. Ja veel kord viimast korda hästi võimsalt. Ja Hiinast neil räägib. Tehke Eestile ja enda tulpidele bonsaidele suur aplaus. Me laulame teile ühe sellise laulu, mis on seotud väga sügavalt Eestiga ja kui ma arvan, et see oli 99. aasta. Millal teil tuli Öö on öö plaat välja? Ma arvan, see oli 99. Et kui ma selle laulu esimest korda kuulsin, siis ma olin Viljandist, sõitsin Tallinnasse ja ma terve tee seisin püsti, mitte sellepärast, et ma oleks tahtnud püsti seista, vaid see buss oli täiesti inimesi täis, mul olid kõrvaklapid peas ja ma siis kuulasin seda plaati ja sealt plaadi pealt see laul tuli. Ja selle laulu nimi on, selle laulu viisi autor on üks Jaani väga hea sõber Heiki Kalle. See plaat tuli ilmavalgusel aastal 1998. No vaata, aga see on vanade meeste asi, et sa nagu hakkad juba unustama. Happens. Hea, et me mäletame seda, et Eesti on 103 aastat vana, et me ei mäleta seda, et Eesti on 70 aastat vana, me mäletame ikkagi Eesti vabadusaega. Orjapõlv oli 700 aastat. Vaat seda mäletad ainult sina tegelikult, et mina mäletan juba uue. Mina selles ei elanud. Ma olen tegelikult päritolult juut ja lätlane. Aga ikkagi Eesti Vabariigi aastapäev.
kui lumevärv mu silmade ees on kustunud, kuid taevas keerleb lund. kui tulevärv mu silmades on tuhmunud, kuid süsi hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuum, on kogu kuum. Head inimesed, Jaan Sööt. Ja taevapärv armu unistustes on. Kõik nii või naaks kordan mul. Kui merevärv armu mälestustes tukkub, kas miski katkestab und, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuum, on kogu kuum, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuum, on kogu kuum. Kui lumevärv mu silmades on kustunud, kuid taevas keerleb lund. Kui tulevärv kord mu mälestustes kustunud, kuid süsi hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuum, siis sinu suu on kogu külm, on kogu kuum, on kogu kuum, on kogu kuum. Aplaus teie lumedele. See on tore, et Jaan viis selle eestluse peale jutu, sest meie kõik siin kolmekesi lava peal koos, mina muidugi olen täiesti puhas eestlane. Aga nii nagu ütleb, et nimi Martin Trudnikov on ju, Trudnikov see on ju vana Luunja nimi, eks ju. Ja Jaan Sööt on muidugi, nagu sa ennist ütlesid, vana juudi nimi. Et nii nagu me oleme selle maa peal kokku saanud, siis seda vabariigi aastapäeva me võiksime tähistada nii, kõik need inimesed, kes armastavad Eestit päriselt. Ja kuna me väga palju kokku ei saa erinevatel suurtel kontserditel või lipu heiskamistel, siis me võiksime mõtestada seal nii, et see vabariigi aastapäev on nendele inimestele, kes tahavad mõtestada Eestit enda sees, ennast kuidagi mõtelda seda, mida teie annate Eestile. Ma ei mõtle siinkohal maksuraha, vaid seda, mida teie päriselt olete Eesti jaoks ja kuidas teie tunnete ennast Eestis. Ja ma loodan seda, et sellest tundest kasvab see meeletu koos olemine kokku ja tuleb palju laternate süütamisi. Kui me ei saa kokku saada, siis on väga oluline see, et vähemalt oma taluhoovis või enda kortermaja hoovi peal
me heiskaksime Eesti lipud, sest tähtis ei ole see, et me oleksime kõik koos, tähtis on see, et Eesti lipud lehvivad üle Eestimaa. See on nagu laternate süütamine, süüdake laternad. Just kui rabapistrik viimast korda hüüab, voolab pihkudes üks kanarpiku ull. Õhtu lootusetult siia jääda püüab, uudisimu hõbe teadmine on kuld. Kannab merekohin ainult kaugeid aegu, aga hetki tuleb hoida nüüd ja siin. Varjud puude taga oodata ei vaevu, magus valus öö ja läinud päeva piir. Süüta laternad siis kõigil õunapuudel, keegi tulla võib või tulemata jääb. Süüta laternad siis kõigil õunapuudel, isegi kui üksi seda ilu näed. Vihmasabinate taga värsked tuuled, helgib kummalises rahus valge roos. Unistused peavad olema nii suured, et need poleks pelgalt tühjad muinaslood. Rõõm nii suur, kui kuuled pimeduses hääli, seega elu kestab, olemine käib. Kes ka läinud enda tulukesi vääri, ta ei tule täna või see nii kõik näib. Süüta laternad siis kõigil õunapuudel, keegi tulla võib või tulemata jääb. Süüta laternad siis kõigil õunapuudel, isegi kui üksi seda ilu näed. Just kui rabapistrik viimast korda hüüaks, voolab pihkudes üks kanarpiku ull. Õhtu lootusetult siia jääda püüa, uudisimu hõbe teadmine on kuld. Aplaus Eesti laternatele. Nüüd üks laul, mis on minu hea sõbra Jüri Leesmändi poolt mulle kuidagi hea mõttu aastat tagasi saadetud. Kes on muuseas kirjutanud ka Eesti väga olulised taasiseseisvumise põhitekstid. No ja see oli see laulav revolutsioon, mille kui me ennast uuesti vabaks laulsime. Ja Jüri saatis järgmise luuletuse, kuni aastal 2018 oli see seal. 2018. Kas sa olid sündinud siis juba? Napilt. Tee tere tuttav, viipas nagu varem. Mu jäänud jäid või jäljed jahtusid. Me polnud võrdsed, sina olid parem. Mu lapsepõlve maali mahtusid. Ei süüta saatust, soojad silmaklapid. Vihm valib vaate, vaba valgelt meelt. Kaos oldud tunnid olid liiga napid. Üks tuli ühelt, teine teiselt teelt. Üks vaatas ühelt, teine teiselt kellalt. Mis figureid teeb häbematu aeg. Ent uskusime enne moodi hällalt. Veel meis ei rohtu paradiisi aeg.
polnud võrdsed, aga ehk ei peagi. Ei tahtnud olla kaine kaupleja. Jäin vaid selleks, edasi ei teagi. Kumb oli julgem naerma nõutlema. Jäin vaid selleks, edasi ei teagi. Kumb oli julgem naerma nõutlema. Tehke aplausi Eesti ilusatele armastuslugudele, kodudes ka. Tõtt öelda, me tulime siia Luunja kanti juba varem, oleme siin päev otsa ringi sõitnud ja vaadanud seda kena kohta ja siis me vaatasime seda, et ega ausambaid siin palju ei ole. Et ei ole ühtegi sellist popkultuuri esindajat ei ole teil ikkagi ausambasse kuidagi pandud. Ja ma nagu soovitaksin teile, et ikkagi tehke endale ma lihtsalt võtan nagu täiesti suvaliselt, mõtlen välja mingi vormi, ma arvan, et võiks olla mingi post lihtsalt. Ma arvan, et võiks olla post, Jaanile võiks olla nagu siis... Võiks olla sadama nagu seal ka. Ja sinu kitarr. Ja, näiteks. Ja siis selja taga. Minul on oma plaan on nagu selline, et võiks olla, Jaan võiks ikka küll oma näoga ja mängida Jaani lugusid. Trudnikov ilmselgelt mängib kõike, mis vaja on. Tema võiks olla selline kuju, tema on muidugi selline raha eest kuju, et panete ikka 10 sisse ja siis ta mängib teile kikilipsu. Mina tahan tuledega. Okei, saad tuledega. Aga üks asi, mida ma teile ütlen, et seda, et kui tuleb Jaani post Luunja kanti ja tuleb Trudnikovi post Luunja kanti, siis ärge mulle tehke. Siin on muide sadam ka olemas. Jah, ja vaata, siit tulebki mõte, istutage oma sadamasse üks sõstrapõõsas. Ma kaotasin sind juba koiduhakul, nüüd palja jalu jooksen radu neid. Soe suvetuul ei õiget suunda paku, üks väike pilveid ja ka vastuseid. Pea segamini huikan, metsatukas kõrv püüab samblal samme tabada. Suur mees sa vist ei näe, kuid juba nutab, et ärkamise maha magasta. Kõik on väga lihtne. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ma kaotasin sind keset päeva kulg, võib-olla kuskilt mind sa piilusid. Suur mees kui õues koera moodi ulgus ja lõikas igatsuse viilusid. Siis sisalikult pärisin su radu, ta oli vaitsest saba pärast hirm. Kuid muidu ikka viisakas ja vagur silm pilkus ilmselt oli näinud sind. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ma kaotasin sind veidi enne õhtut, sest jäin vist enda mõtteid vahtima. Kui õõnestune hiilis äkki kõhtu, sind tuleb jälle tulla jahtima. Öökulvel magas kägu, aga kukkus, kui kandadele andsin hullu tuld. Ei aidanud kuldnokkadega tutvus, vaid vares kraaksus ja see oli julm. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilile peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo ja kõik koos. Sõstra põõsaste vahelt. No vaadake, kui palju te saate kodus ütelda seda või siin saalis ütelda seda homme vabariigi aastapäeval, et jah, mul eile oli kontsert siin Luunjas, et sain Martin Trudnikovi ja Jaan Söödiga koos kontserdi anda.
et pange käed kõik ette niimoodi, kodudes ka, ma kujutan ette, kuidas te olete oma arvuti ekraanide ees või telerite ees, pange käed ette niimoodi, sest kõik need inimesed, kes päriselt armastavad Luunja kanti ja Eestit, siis nemad vaatavad praegusel hetkel. Saalist midagi kartma ei pea, tehke kõike kaasa, sellepärast, et nii kaamera praegu teid ei võta. Võib-olla. Pange käed ette, sõstra põõsaste vahelt, leian sind võililled peos. Võililled, väike sinimustvalge keskel, võililled peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese, kuidas me võiksime Luunja kandis pidu näidata? Näidake hästi kiiresti. Tee kala nägu, see on jõgi. Peo, okei. Oota, teeme siis väikse, näidake üks liigutus veel igaks juhuks. See jääb igavesti kestma, see on ikkagi nagu läheb ajaloo anaalidesse ja see jääbki Luunja peoks. Üks liigutus on see, aga näitake veel üks liigutus. Üks naine näitab niimoodi nagu. Võib-olla tõesti nagu, et esitleme pidu ja siin see pidu on. Samad liigutused teeme kaasa. Sõstra põõsaste vahelt, kodudes ka, leian sind võililled peos, päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ja teie, sõstra põõsaste vahelt, leian sind võililled peos, päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Jätke meelde, järgmine vabariigi aastapäev tuleb siis Luunja kultuurijuhid saadavad teile selle liigutuse lihtsalt ja siis on vaja jälle kohale tulla. Ma kaotasin sind heledasse öösse, oksumurdus aga ikka oli vait. Sai sukelduda Heinamaa miljöösse, sul huultelt varastatud taruvaik. Koos kitsedega udu mere sujun, vett rebasega kraavi perveljoon. Ei paista kuskilt sinu kutsuv kuju, vaid ämblik kõrva taha võrku koon. Ja kõik koos sõstra põõsaste vahelt leian sind võililled peos, naeratusega. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo ja kodudes ka sõstra põõsaste vahel. Leian sind võililled peos, väga võimas. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Aga meil on ikkagi Eesti Vabariigi aastapäev ja Luunja kant teadupärast on Eestis üks kõige kirglikumaid paiku. Pange käed ette. Selline tunne nagu Eesti vabaks. Mida me vahel ära unustame seda, et kui armas on vabadus ja kui suur privileeg see on, pange suurest privileegist käed ette ja siis kogu sellise tundega, ütleme, peaks tulema mingid tumedad jõud meie üle, siis eestlased laulavad ennast jälle vabaks, kogu kirega. Eestlastel kirik tuleb hästi harva peale, seepärast hoidke käed valmis. Hoidke käed ees. Olete valmis? Käed ette. Eriti noormehed. Eesti naised oleme näinud, on kirglikud. Käed ette. Sõstra põõsaste vahelt leian sind võilille peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ja teie, sõstra põõsaste, leian sind võilille peos. Päikses aega meil kahel, teeme siis väikese peo. Ja veel kord, teeme siis väikese peo. Ja üle Luunja teeme siis väikese. Tehke Luunja kandi pidudele suur aplaus. Hoidke omesid. On üks selline laul Jaani repertuaarist, mis mulle meeletult meeldib, sellepärast, et selle ilmselgelt meeldib sellepärast, et Jaan on kirjutanud sellele tekstile imelise viisi, aga imelisel viisil peab alati olema selline algtekst, mis sind kuidagi kõnetab. Ja ka ei saa ütelda seda, et Jaan oleks kirjutanud väga palju laule, väga palju viise. Aga see viis ja see tekst, mille on kirjutanud siis... No viise oma 120. No, kas me hakkame nüüd siis... tegelikult see sobiks väga hästi, et me hakkaksime, nagu see on tavaline Eesti pidu, et me hakkaksime kiitlema. Kas võib, ma ei ütle.
ära ütle. Aga teksti autor just on Jaani väga hea sõber, näitleja, kahjuks või õnneks ka poliitik. Aga ennekõike väga toredate laste isa Üllar Saaremäe. Tehke Eesti ilusatele ja toredate lastele suur aplaus. Emadele ka suur aplaus. Isadele ka midagi. Armas uuline rahvas, tema on Jaan Sööt. Tema on Marek Sadam, Suure Jaanist pärit. Siis kui looja langeb päeva viimne kiir, kustub päikene, mind kaasa kutsub siit. Rännukaart, mis näitab teed mu enda käel, ja mu saatjaks jääb su kurvalt vaikiv hääl. Rännukaart, mis näitab teed mu enda käel, ja mu saatjaks jääb su kurvalt vaikiv hääl. Just kui eilne pilv, mis liugleb ümber kuu, tõusen taevasse, kui valgust otsib puu. Andeks antud aastad peegeldumas vees ja katedraal, mis kitsaks jäänu sees. Andeks antud aastad peegeldumas vees ja katedraal, mis kitsaks jäänu sees. Hingetõmbeid loeb ööd nelinurkne kell, jahtuv valgus kannab jõge õlgadel. Paljas jalga tuulmides jääb ööga koos, keset taeva aedu puhkeb valge roos. Paljas jalga tuulmind hüüab ööga koos, keset taeva aedu puhkeb valge roos. Martin Trunnikov. Siis kui looja langeb päeva viimne kiir, kustub väikene, mu kaasa kutsub siit. Terav mälestus, kui nuga keerab sees, vala veini juurde veel. Terav mälestus, kui nuga keerab sees, vala veini juurde veel. Täna siia poole kulgedes Jaan tuli Tuksist, meie tulime, võib-olla te olete kuulnud, Eestis on selline üks väike linn, Tallinn, võib-olla olete kuulnud. Tulime siis Martiniga sellest Tallinnast ja need teed olid nii libedad ja siis mul tekkis küll see tunne, et kas tõesti Covidist veel vähe oli. Aga me jõudsime siia kohale ja ilmselt sellepärast, et tunda midagi hoopis võimsamat, kui meie oleksime näiteks Martiniga tundnud Tallinnas vaadates näiteks lipu heiskamist.
Mul on olnud õnne, ma elan seal lähedal, ma igal hommikul kuulen seda, kuidas lippu heisatakse, kuidas see lipp langeb. Ja mis on kõige olulisem, alati jätke see meelde sellest kontserdist. Tähtis on see, et oleks teie kõrval need inimesed, keda teie väga armastate. Ja kui te argipäevas vahel neid inimesi tähele ei pane, siis pange nüüd rohkem. Süüdake neid oma laternaid ja hinnake neid inimesi, kes teie kõrval istuvad. Ma tean seda, et eestlasel seda teha on, või Eestimaal elaval inimesel seda teha on raske. Aga süüdake oma laternaid, hoidke oma usku. Tähtis on, et meie sinimustvalge kodu õuedes, kortermajad õuedes, vallavalitsuste seinte peal lipuvarrastes lehvib. Head Eesti Vabariigi aastapäeva teile! Palun hoia puudeladvist kuni juure otsteni, vabast taevast põhjaveeni, põhjaviimast mereni, kevad künnist lõikuseni, suveöödest talveni, väiksest soovist tegudeni, koidust õhtupalveni. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootus ja Eesti usk. Eesti usk. Palun hoia ema südant, et veel püsiks meie keel, lapse meelsust lihtsat küla, maad, mis saadud isadelt. Linna anna rohkem rahu, rahval ühte hoidmismeelt. Liiga palju ilmselt palun, aga kõik see südamel. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootus ja Eesti usk. Jätke alati meelde see, et vabadus on õhkõrn nagu esimene järve jää. Kui sa teda sõrmepadjakesega puudutad, siis see puruneb imekiiresti. See on samamoodi nagu armastusega. Ime kergelt purunevad mõisted. Ja kui see on katki läinud, siis seda taastada on meeletu kunst. See nõuab meeletult usku, mis tänapäeval tihtipeale ei ole enam populaarne. Ma väga loodan ja meie loodame seda, et sellel vabariigi aastapäeval inimesed kogunevad laudade ümber, saavad oma kõige lähedasematega kokku ja hoiavad seda Eesti tunnet enda sees. Ja mõtlevad selle peale, mida nemad on Eestile. Ja kindlasti kusagil seltskonnas keegi tõuseb püsti, peab kõlava kõne, aga kõne pidades pidage meeles seda, ärge vastanduge, ärge tehke kellelegi liiga, sest meie rahval on tihti peal juba mõrad sees. Püüdke saada teine teisega läbi, püüdke saada iseendaga läbi, sest kindlasti on neid inimesi, kes hüüavad suures uhkuses, suures kõned tulvas, et ükskord me võidame nii kui nii. See kunagi oli nii, aga mõtelge, kui see õhkõrn kaob, mõtelge selle peale, kui me ühel päeval enam ei võida. Palun hoia meie laule, sest neid vaja läheb veel. Raskeid aegu aiman kaugelt, aga need on juba teel. Tõstan pilgu loojangule, mis veel oskan lisada. Ükskõik palju ta mind jätnud, mul on silmis palvepisarad. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida.
võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega ja anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast, teispool lage peab ju olema Eesti lootus, Eesti unistus. Ja kui me oleme päris ausad, siis natukene rohkem armastust meile kõikidele ei tee ka halba. Natukene rohkem armastust ja hoolimist. Ja olles täna siin teie ees koos Jaan Söödi, Martin Trudnikoviga, siis meie oleme küll kindlad seda, et senikaua, kuni on olemas neid inimesi, kes on siin saalis, need inimesed, kes on kodudes, senikaua on olemas Eesti usk. Ja me oleme teile selle eest kordades rohkem tänulikumad, kui te ise oskate antud hetkel aru saada. Me väga täname teid. Martin Trudnikov, Jaan Sööt. Marek Sadamäe. Üks laul sellest ajast, kui need noored mehed olid veel väga noored. Tead, ära hakka üldistama. Ära hakka üldistama. Hakkan küll. Laulge ja plaksutage kodudes kaasa ja saalis rõõmuga elu ja vabaduse eest. Päev vaikselt pilvevarjust lahkub meist, kuid jätab jäljed meist kõigist varjudes ja meil rõõm nüüd karjuma peab. Ma seda tunnen ja sinagi tead, kusagil veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Hommikuks veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Kust leida seda, mis võiks hoida tuld veel kaua, kui hommik juba tuld. Kas üldse meis on olemas see, mis süütaks leegi ammu kustunud leeg? Kusagil veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Hommikuks veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Ja luunija Martin Trudnikov. Öövarjudeks nüüd saame kõik sel ööl, vaid hommik lummusest võib päästa meid. Kusagil veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Hommikuks veel soojad jäljed on teil, mis me jätsime me koos. Martin Trudnikov, Jaan Sööt, head Eesti Vabariigi aastapäeva, me täname teid. Meie täname. Täname kõiki esinejaid, täname kõiki kuulajaid, täname kõiki vaatajaid. Soovime kõigile Luunja peredele head vabariigi aastapäeva. Kohalviibijatega kohtume mõne hetke pärast kapteni keldris. Aitäh!